Kultuuriaken. Kultuurisündmusi kajastav saade Kultuuriaken on Ring FM eetris kolmapäeviti kell 11. Tere kuulama Tartu Kultuuriakna raadiosaadet. Järgmised 15 minutit lähevad selle peale, et meie käime Tartu Uue teatrisaalis ja elame kaasa Tartu noorsootöö aasta auhindade tseremooniale. Meie uurime, mida põnevat mõeldi siin linnas lõppeval aastal välja ja mis tehti teoks. Ja muidugi annavad järgnevad minutid aimu, et kas ongi nii, nagu keegi alati arvab, et tänapäeva noored on hukas. Võib-olla ei olegi. Ole meiega. Kultuuriaken. Konservatiivsemad eakad inimesed näikivad noortest, nad ütlevad, et nende ajal oli noorus kindlasti rohelisem ja parem. Nähes neid üritusi, neid tegevusi, mida Tartus tehakse, siis ma julgen tunnistada küll, et nii kirev ja nii põnev nagu see noorus siin Tartus on, annab ikka päris otsida, et sellest sügav kummardus. Nii juhatas Tartu linnapea Urmas Kruuse sisse Tartu noorsootöö aunimetuste auhinna tseremoonia. Esmaspäeval Tartu Uues teatris toimunud tänuüritus oli pühendatud Eesti filmi 100. aastapäevale ja kujutas endast stiliseeritud Oscarite ehk Noscarite jagamist. Aga nüüd on siis kätte jõudnud see hetk, mille pärast te siia tulite. Nimelt selle õhtu kõige pidulikum hetk üldse. Nimelt hakkame me välja jagama Noscareid. Ja siin on kirjas, et Noscar on siis noorsootöö valdkonnas kõige kõrgem auhind üldse. Ja siin on ka kirjas, et mõni on isegi võrdsustanud selle Nobeli preemiaga. Aga arvestades, et ma arvan, et Noscar on isegi natukene tugevam auhind, mida saada, sellepärast, et noorsootöö on nii raske. Tartu aasta noortesündmuse aunimetuse ehk Noscari pälvis võimlemispidu Kodutunne ja Sirje Eo mõis. Seda traditsiooni elustamise ja tuhandeid noori kaasanud Tartu linna ja maakonnapeo korraldamise eest. Aasta noorsootöö asutuseks nimetati komisjoni otsusel Tartu loodusmaja ja seda loodussõbralike väärtuste kaudu Tartu noorte eneseavastuse ja teostuse toetamise eest. Aasta noorteühingu nimetuse teenis IESEC Tartus ja seda Tartu maailmakaardil hoidmise ja noortele oluliste väärtuste õpetamise eest. Aasta noorte omaalgatuse aunimetuse sai Karl Kristjan Kits ja Eesti Rahva Muuseumi suvepaviljoni projekti eest talle see tunnustus anti. Suvepaviljoni projekt komisjoni hinnangul tutvustas nii meile endale kui ka meie sõpradele Eesti rahva hinge. Ja järgmiseks kategooriaks on aasta noorte omaalgatus. Aga vaatame, kes on laureaat. Laureaadiks on Eesti Rahva Muuseumi suvepaviljon. Palun suurt aplausi. Kus sul tuli mõte midagi nii lahedat teha? Enne kui ma vastan sellele küsimusele, ma tahan tänada Eesti Rahva Muuseumit, Krista Aru, neid mituteist inimest, kes olid seal paviljonis nii öösel kui ka päeval ja ligikaudu 8000 inimest, kes külastasid seda paviljoni 2 nädala jooksul. Aitäh teile. Idee on küsitud sadu kordi, jätkuvalt ei oska vastata. Tuli ühelt poolt, võtsin kinni, ei lasnud ära minna. Aasta laste ja noortesõbralikuks teoks nimetati Eesti Maaülikooli pereülikool ja seda eri põlvkondi ühendava õppimisvõimaluse ehk pereülikooli loomise eest. Nüüd aga 2 Noscarit, mida võib pidada ehk kõige kesksemateks. Aasta noorsootöötaja preemia pälvis Kadri Lill ja seda südamega tehtud töö eest Tartu Veeriku koolis. See töö on komisjoni hinnangul positiivselt mõjutanud nii kooliperet kui ka linnaosa inimesi. Ja meil on juttu puhuda aasta noorsootöötajaga Kadri Lill Tartu Veeriku koolist. Tervis sulle ja palju õnne! Tere, aitäh! Aasta noorsootöötajalt võiks esimeses joones muidugi küsida, et mis see noorsootöö täpselt siis on? Et ühe inimese jaoks on see noorsootöö üks asi, teise jaoks teine asi. Kuidas sina noorsootööd, seda, mida sa igapäevaselt teed, defineerid? Töötan koolis ja koordineerin kogu kooli huvitegevust, ringe, üritusi, erinevaid sündmusi, laagreid. Kui suur see noortearmee on, kellele sa huvitegevust korraldad? Veeriku koolis on 438 õpilast, lisaks vilistlased, lapsevanemad. Mis teeb ühe inimese heaks noorsootöö või noortetöö valdkonnas? Mis on need omadused, mis võiksid ühel edukal noortetöötajal või huvijuhil olla? Seda oskavad kindlasti minu tegevusele anda hinnangut teised, kes minuga igapäevaselt koos töötavad. Et meil on nagu väga tore meeskond seal Veeriku koolis ja koostöö on see võtmesõna.
kui palju sinu igapäevasest huvitegevuse töö korraldamisest, kui palju on su enda mõtted seal, kui palju on aga näiteks noorte mõtted, ehk siis kas noortelt tuleb ka ideid, et teeme sellise asja, teeme aulas sellise ürituse, teeme kuskil kooli hoovis järgmise ürituse? Jaa, meil on õpilasesinduse esimees, väga aktiivne, kes ütleb oma sõna sekka ja reedel oli meil disko, mis läks väga-väga hästi korda ja jaanuaris on kohe uus tulemas ja Eurovisioon on meil väga populaarne. Ohoo, kuidas see välja näeb? See on playback-laadne üritus, kus lauldakse ja esinetakse tantsuga. On Tartu noortega, antud juhul Veeriku koolis, lihtne või raske koos töötada? Lihtne. Viimaks tutvustame Tartu Kultuuriakna raadiosaates Tartu noort, kellega koos on ilmselt eriti lihtne töötada. Aasta noore aunimetuse sai sel aastal Mikk Otsar ning seda Tartu noorte kodkaste Tartu malevas aktiivse osalemise ja teistele noortele inspireerivaks eeskujuks olemise eest. Kultuuriaken. Tartu Kultuuriakna raadiosaatel on hea meel tervitada Tartu linna 2012. aasta noort. Tere sulle, Mikk Otsar! Tervist! Lugupeetud ja esinduslik komisjon valis sinu, Mikk, Tartu aasta nooreks. See tiitel ja sellega kaasnevad aumärgid ja muu anti sulle üle. Mis tundeid see teadmine, et sa oled Tartu aasta noor, mis tundeid või emotsioone see sinust tekitas või tekitab tänase päevani? Kõigepealt ma räägiks, et ma mäletan mõned aastad tagasi ma väga tahtsin Tartu aasta nooreks saada. Keegi koolist meil rääkis sellest ja siis mul oli tõsine soov saada aasta Tartu nooreks. Eile, kui ma sain teada, et ma olengi laureaat, siis ma olen väga üllatunud, ma ei ole sellest siiamaani veel täpselt aru saanud, aga vaikselt on mul seda kotma hakanud ja see on väga suur au. Ühesõnaga, aasta noore tiitli püüdmine oli sinu jaoks kohe selline pikaajaline eesmärk? Jah, võib isegi nii öelda, kuigi ma vahepeal ta tõesti unustasin ära, aga siiski ta mul kuskil sügaval oli, et see on ikkagi jah. Ilmselt see on lugu täpselt selles vaimus, et kui midagi väga soovida ja selle nimel ka vaeva näha, siis need soovid saavad ka tõeks lõpuks. Jah, täpselt nii ongi. Mida peab üks noor inimene tegema, et pälvida aasta noore aunimetus? Kindlasti olema hästi aktiivne ja võtma osa võimalikult paljudest üritustest, mis on nii koolis kui ka väljaspool. Ja ka ise huvi tundma, nagu mis toimub väljaspool kooli ja sinu igapäevaelu. Mikk, sinu puhul tõsteti esile, et sa osaled aktiivselt noorte kodkaste Tartu malevas. Millega sa igapäevaselt tegeled? Mis on siis need aktiviteedid? Mis on noored kotkad? Mis on siis need tegevused, mis sulle konkreetsemalt selle aastal selle aunimetuse tõid? Mis minu ülesanne noortes kodkastes ongi see, et ma olen rühmapealik. On Tartu malev, mis on jaotud rühmadeks ja siis ma olengi Ülenurme ja Tõrvandi kooli rühmapealik. Igapäevaselt ma tegelengi põhiliselt kodkaste õpetamisega ja ka korraldame laagreid, mis meil toimuvad nii 4 korda aastas umbes. Kuidas see õpetamine välja näeb? Mida sa õpetad noortele kodkastele? Meil on sellised klassitunnid, kus me koguneme tavaliselt üle nädala või siis iga nädal. Ja meil on kindlad sellised järgukatsed ja seal on teemadeks loodusest, meditsiinist, igapäevaelust, igasuguseid selliseid asju ja muidugi ka sõduriteadmised. Ühesõnaga, sa õpetad noortele oskusi alates lõkke tegemisest kuni lahase valmistamiseni ja kindlasti veel midagi sellist? Jah, täpselt, et me valmistamegi noori nagu iseseisvaks eluks ette. Kus kohas, Mikk, sina ise sellised oskused omandasid? Ütleme nii, need ei kuulu keskmise Eesti noore arsenali lahase tegemine ja ütleme siis lõkkeaseme valmis seadmine. Jah, eks ikka ma olen kas õppinud endal rühmapealikelt ja vanematelt, et kui ma ise ka noortekodkastega liitusin, siis olid ka koondused ja sellised õppetunnid olid ja siis eks ma sealt ole õppinud ja kõrvatahan klassi pannud. Kui palju noori hõlmab üldse noortekodkaste tegevus Tartu linnas või Tartu maakonnas? Tartu linnas, ta ongi nagu üle Tartu maakonna ja ma täpselt arvu ei julge öelda, aga läheb midagi äkki 200 ringi. Seda on päris palju. Mikk, mis oli sinu jaoks isiklikult selle aasta suurim kordaminek? Kui jätame selle aunimetuse kõrvale, kas mõni noorte kodkaste üritustest või midagi hoopis 3.-4. jääb sinule meelde seoses aastaga 2012? Noortest kodkastest võib-olla me aasta alguses käisime sellisel võistlusel nagu noorte kodkaste oskuste võistlus ja seal me saime võistkondlikult esimese koha, aga väljaspool noorte kodkaste organisatsiooni
Ma arvan, et see enda fotostuudio asutamine, ÜPN fotostuudio. Ohoo, milline fotostuudio see on? Kus see asub? Kuidas te selleni jõudsite? Et mul kaua aega oligi selline väike mõte, et ma unistasin endal täiesti isiklikust fotostuudiost ja nüüd, kui ma ühinesin Ülenurme pere- ja noortekeskusega, siis mul tuli see unistus teoks. Ja selle aasta suvel siis ma rajasingi projekti toel endale fotostuudio. Kas see fotostuudio on ainult sinule või on siis Ülenurme kandi noori teisigi oodatud stuudiosse? Et sinna stuudiosse on oodatud kõiki, kes soovivad endast pilti teha ja samuti ka ma juhendan seda fotograafiaringi. Ühesõnaga me jõuame niimoodi ühe teema juurest teise juurde ja selgub, et Tartu aasta noorel on selliseid heategusid hinge taga veel rohkem kui see üks, mida võib-olla kõige rohkem on esile tõstetud, ehk siis töö noorte kotkaste juures. Kui keeruline on, miks sinu hinnangul oma tegevuste ja väärtustega noorteni jõudmine? Mõni ütleb, et see on hirmus raske, et noored, need ei võta üldse mitte kedagi kuulda. Teised ütlevad, et ei, kui sa teed asja hingega, et siis on lihtne. Kuidas sinu jaoks? Ma arvangi, et kui sa tahad, et noored sind kuulaksid ja noored kaasa tehaksid asju, siis arvan, et sa pid ise ka sellega kaasas, sellega ise kaasa olema, et sa peadki seda asja südamega tegema kaasa, et siis ka noored näevad seda, et sind ise ennast ka huvitab see asi ja siis nad ka teevad seda ise kaasa, et kui sa ise oled lihtsalt nii, et teeme selle asja ära, siis paljudele see nagu ei lähe korda, aga just see, et sa oled ise nagu selle asja südamega selle asja sees. Mina olen vabatahtliku töö juures päris palju puutunud kokku selle raha küsimusega, et raha ei ole ja raha ei saa kuskilt ja ei tea, kui raha ei liigu, siis ma üldse ei viitsi midagi teha. No selliseid arvamusi olen kuulnud. Kuidas sulle tundub, kui keeruline on oma tegevusele ja oma mõtetele sellist ainelist ehk rahalist tuge leida Eestis? Tuleb ise otsida ja leida, aga ka paljusid asju saab teha tõesti, näiteks nagu mulle meeldib teha seda fotograafiaringi, mida ma teen näiteks tõesti kasuta, et see täiendab mind iseennast ja alati ei olegi hea, et seda just rahalist tuge saada, aga kui seda on muidugi vaja ja tuleb lihtsalt ise otsida ja endale tekitada selline. Kui otsida, siis ka leiad. Kui vaadata nüüd ringi, eilsel esmaspäevasel tänuüritusel tegelikult jagati preemiaid hästi mitmes kategoorias, küll ühingutele, organisatsioonidele, algatuste, ürituste mõttes ja nii edasi. Sina miks said aasta noore aunimetuse, aga kui sa nüüd vaatad ringi, siis mis on sulle endale isiklikult silma hakanud? Noortele suunatud, korraldatud, mõeldud tegevustest, ühingutest, keda sina tahaksid kiita? Võib-olla ma sooviksingi tänada ja enda poolt kiitust avaldada kõikidele noortekeskustele ja noorteorganisatsioonidele, kes on nagu tõsiselt palju vaeva näinud, et noored lihtsalt ei istukski kodus või ei käiks lihtsalt ringi, et neile noortele need noortekeskused, kes tegelevad noortega, et just nendele sooviks suurt tänu avaldada kõikidele noortekeskustele. No lisaküsimus ka, ei saa jätta küsimata, et noored kotkad ja kõik need ellujäämiseks ja hästi elamiseks vajalikud oskused, mida te õpetate organisatsioonis. Neil nädalatel kohati lubatakse Eestimaale päris korraliku külma, räägime siin 15 külmakraadist ja niimoodi. Kas noored kotkad ka metsalaagreid teevad? Jah, et meil enamus laagreid, tähendab 3 laagrit umbes aastas ongi metsas, et on ainult üks selline suvelaager, mis on siis telkides ja see on kuskil puhkebaas, aga teised laagrid ongi meil metsas ja seal me oleme sellistes sõjaväe telkides köetavates. Ja olete ka täitsa sellise -15, -20-ga? No tänapäeval praegu eriti enam ei ole käinud, aga varem oli küll päris mitu laagrit oli ka talvel meil. Ja põhimõtteliselt saab täitsa metsas hakkama ja võib pikemat aega metsas isegi sellise hirmsa külmaga olla? Jah, kui on õige varustus ja oskused olemas, siis pole probleemi. Loodame, Mikk, et sinu järgmiseks aastaks loodetud soovid täituvad. Raadio Ring FM tänab sind ja soovib sulle veel kord õnne aastanoore tiitli puhul. Kultuuriaken. Tartu abilinnapea muuhulgas ka noorsootöö alal Tiia Teppan äsja lõppes Tartu noorsootöö selle aasta aunimetuste jagamine. Tiia, küll siin selgusid laureaadid äsja lõppenud gala osas, aga sulle isiklikult, mis on sulle jäänud Tartu noorsootööst, noorte tegemistest lõppeval aastal silma? Jah, ma pean tunnistama, et ma olen suhteliselt noor ja värske abilinnapea ja selle sisuga ei ole väga süviti saanud oma varesamate tööde juures tegutseda ja vaadata, siis tegelikult ükskõik, mis
linna osas või kelle poolt see noorsoo tegemine oli, siis neid selliseid üllatusi oli ikka hästi palju. Ma ütleksin kõigepealt meie need lastekaitsepäevad, tarkusepäevad, suvetelgid, mis tehti, käisin vaatamas ja täiesti kohe hämmingus või siis Rahvamuuseumi telk keset linna, originaalne, mis kaaperdati ära ka Tallinnasse. Samas isiklikult loomulikult natuke spordiinimesena rohkem ütleksin, et meie suur rahvatantsupidu laste ja noorte rühmvõimlemine, mis oli kevadel Tamme staadion, mis oli ka Tamme staadioni kõige rahvarohkem üritus, midagi pole salata, uus ilus traditsioon alanud ja hinges on minu lemmikpoisteks saanud tegelikult seikluspargi poisid, kes Raadile selle seikluspargi rajasid ja teate, mille pärast? Nad said maatüki ja ütlesid, nad teevad ära ja tegid ära ja siis alles küsisid valgustuse jaoks linnalt raha. See on vapustav, kuidas tehti oma algatuse korras ära ja alles pärast tuldi linnalt raha küsima, toetust küsima, siis ei on meil enam üldse kahtlustki, et tuleb neid toetada. Tavaliselt on elus vastupidi, andke enne raha, küll me siis teeme. Lõppevalgi aastal on päris palju kuulnud arutlusi teemal, et mis on see moodne noorte töö või on selle nimi hoopis noorsootöö, et mis ta täpselt on, kelle ta on mõeldud ja nõnda edasi. Abilinnapea, teie olete ka lapsed ja pere üles kasvatanud. Kui palju teie peres on varasematel aegadel noorsootööd kui sellist tunnetanud või vanasti ei olnudki sellist noorsootööd, nagu tänapäeval tehakse? On näha nagu vahe, et et tänapäeval tehakse noortele võib-olla palju rohkem või hoopis vähem või teistsuguseid asju? Ei oska isiklikult oma pere baasil väga öelda, sest meie pere on olnud hästi selline tegus ja aktiivne ja seda loomulikult spordivallas, sest kõik lapsed on tegelenud spordiga ja muidugi tütar on rohkem läinud selle noorsoo peale, on harrastanud rohkem koolis igasuguseid näiteringe ja tegemisi ja sporti võib-olla vähem. Aga mulle tegelikult isiklikult tundub, et võib-olla ka minu lapsed oleksid rohkem noorsootöö peal, aga vist neid võimalusi oli ikkagi natuke vähem. Linnapilti on tulnud noorsootöö ikka oluliselt mahukamalt ja suurejoonemiselt, kas või see tarkusepäeva, need 64 telki, mis olid ümber kaubamaja igal pool parkides, ükskõik kuhu sisse vaatad, säravad silmad, selle noorsootöö tegijate säravad silmad. Paraku ilm oli tolle päeval väga kehve, aga see või siis suvetelgid lihtsalt minnakse erinevatesse linnaosadesse ja kutsutakse noored ümbruskorrast kokku ja muudkui tegutsetakse, õpetatakse ja tegelikult haritakse lapsi viisakalt ja korrektselt aega veetma. Nii et ma ütleksin, et võimalusi on ikka oluliselt rohkem. Viimaks sinu mõte või soov nendele kümnetele tuhandetele Tartu noortele ja ka noortetöö tegijatele, sinu soov või mõte aastaks 2013? Ütleksin niimoodi, et iga tunneli lõpus paistab kord valgus ja praegust need noorsootöötajad on tõesti oma unistuste majas, oma Anne noortekeskuses kinni, aga ma pean ütlema siiralt, olles ise juba pensionieelne inimene juba, ei saa nina norgu lasta, kui tulevad elus tagasilöögid. Need tagasilöögid tugevdavad, karastavad meid ja tuleb alati vaadata ettepoole, leida lahendusi, leida teistsuguseid lahendusi, mitte klammerduda ühe kinnisi idee poole, sest otsused, kui tulevad ka negatiivsed, siis need ei ole kellegi tahtlikud või pahatahtlikud otsused. Me oleme lihtsalt praegust raskel ajahetkel ja Tartu linnal on väga palju kohustusi, väga palju soove ka teistes valdkondades. Ütlen noortele alati pea püsti, mitte nina norgu lastu, siis tuleb ka see elurõõm särts meie endi juurde. Kultuuriaken. Noskarite ehk Tartu noorsootöö aunimetuste tseremooniat kokku võttes peame ära mainima veel 4 nii-öelda erinoskari võitjad. Valdeko Säret tunnustati sel aastal komisjoni poolt poole sajandi jooksul tehtud olulise töö eest laevamudelismi õpetamisel ja purjelaagrite korraldamisel. Valli Kisand pälvis tunnustuse 25-aastase panuse eest tantsualases huvitegevuses. Eriaunimetuse sai Tartu seikluspark Tartu linna jaoks olulise vaba aja sisukaks veetmiseks loodud võimaluse eest. Viimaks tunnustati ka Anne noortekeskuse uue hoone ehitamise eest võitlevat Henri Naritsat, kes on liikumise Jah Anne noortekeskusele eestvedaja.
Selline oli lõppev aasta Tartu noortetöös ja selline oli selle aasta eelviimane Kultuuriakna raadiosaade. Meie kohtume Ring FM eetris nädala pärast, seniks aga uuri veebikeskkonda kultuuriaken.tartu.ee, sest seal on kirjas kõik muugi, mis Emajõe kummalgi kaldal keset jõulukuud teoksil. Ning teoksil on palju, saa sellest ka osa. Kultuuriaken. Kultuurisündmusi kajastav saade Kultuuriaken on Ring FMi eetris kolmapäeviti kell 11.